Tere tulemast kohvipausile. Mul on väga hea meel siin taas kord olla, teiega mõtteid vahetada, muljetada ning ka hiljem teie kommentaare lugeda. Mina olen Õnnela Seinamets ja tänasel kohvipausil mõtlesin, et natukene arutleks AI üle, sest AI on ju tulnud minu meelest selleks, et jääda. Me ei saa üle ega ümber temast, me integreerime teda seda õigemini, mitte teda, seda enda tööprotsessidesse ja vahel võib tunduda, et kasutades AI-d me teeme hoopis endale tööd juurde. Et jagage kommentaarides, kuidas teie tunnete, kas AI on teinud teie tööprotsesse kergemaks, kiiremaks või ikkagi on tulnud seda tööd natukene juurde. Ja miks see töö siis tuleb justkui juurde? See sõltub kõik sellest, milline on see sisend, mis saab AI-le antud. Me anname sisendi talle, et ole hea, tee nüüd postituse mustand või mingist tekstist kokkuvõtte või hoopiski palume tal kirjutada kliendile vastuskiri. Ja kui siis nagu mõelda, et kui äge, et päris kiiresti tegi valmis, siis kui sa hakkad seda võib-olla nagu süvenenult vaatama seda, mis AI siis valmis tegi, siis võib juhtuda see, et päris kõik ikkagi ei ole nii, nagu sina oled tahtnud. Võib-olla see tekst kõlab väga tehislikult, pole üldse sinu moodi. Hästi palju on AI-le omaseid termineid, hästi palju on korduseid ja võib-olla näited on ka pigem sellised üldisemad, kui võib-olla sinu valdkonda konkreetsemalt näitavad. Ja võib ka juhtuda, et mõni oluline detail on puudu jäänud. Ja kui nüüd sa hakkad kõike seda läbi käima, parandama, õigesse vormi viima, siis tegelikult läheb päris palju aega. Mina ise saan küll vahel aru, et ma hakkan ikkagi liiga palju lihvima seda AI tehtud. Kuigi ma arvan, et mul on päris hästi AI treenitud ja talle sisendid antud, siis ikkagi kuidagi nagu seal taustal vaikselt tekib seda nokkimise tööd päris palju ja ongi märkamatult justkui tekkinud see töö juurde. Ja isegi see, kui sa pead mingeid asju üle vaatama, siis ei tähendagi seda, et see AI on halb. Ja väga paljud väikeettevõtted kasutavadki järjest rohkem turunduses, kliendisuhtluses, just nendes töödes, mis tihti korduvad. Ja on ka palju tähelepanekuid tulnud selle koha pealt, et AI eksib. Võivad ju tekkida päris ebamugavad kliendi olukorrad, kui sa ei vaata seda AI teksti üles. Ma tean, et päris paljud kasutavad juba AI-d selliselt, et neil ongi see töövoog üles seatud niimoodi, et päris lõpuni välja teeb kõik asjad AI. Ja siis võib tulla selliseid olukordi ette, kus mõnes kirjas on peidus mingi selline asi, mida tegelikult seal ei peaks olema. Ehk siis hästi oluline on ükskõik millise tööriista kasutusele võtmise puhul see, et sa pead jälgima, mida see teeb ja mis on siis lõpuks see tulem, mis sealt välja tuleb. Ja ainukene koht, või ainuke võimalus AI-ga koostööd tehes aega säästa ongi see, et sina ise pead seda protsessi juhtima. Ehk siis see vahe on, kas sa kasutad AI-d või sa lood AI abil töövoo. Ehk siis lihtsalt AI kasutamine on juba ka see, kui sa avad selle AI, kirjutad talle mingisuguse prompti käsu ja palud ja siis ta teeb sulle selle. Aga kui sa nüüd hakkad ikkagi töövoogu looma, siis hästi palju on vaja enne läbi mõelda. On vaja läbi mõelda seda, et
mis andmeid, mis sisu sa sellele AI-le annad, milliseid dokumente sul on vaja talle sisestada, et ta teeks lõpuks selle tulemuse, mida sa temalt ootad. Milliseid, võib-olla sul ei olegi neid dokumente, võib-olla sul ei olegi veel loodud seda süsteemi, sest AI-d ju varem ei olnud. Ja täna edaspidi, kui me nüüd teeme erinevaid ülesandeid, siis ma kutsun ikkagi juba üles mõtlema selliselt mingite dokumentide pealkirjastamist, salvestamist, et ühel hetkel äkki sul on vaja AI-le seda anda. Ehk siis toimiv töövoog tähendabki seda, et sa oled enne läbi mõelnud, mida sa AI-le annad ja sa tead ka seda tulemust, mis sealt peaks välja tulema. Ning siis ka loomulikult see, et kes seda üle vaatab ja mis siis sealt pärast edasi saab, kui see AI on selle tulemuse sulle kandikul ette toonud. No teeme ühe lihtsa näite. Mulle meeldib ikkagi see sotsiaalmeedia postitused on üks väga lihtne näide, mida siis saab iga üks kuidagi samastuda lihtsalt. Ehk et ma annan AI-le siis idee ja ma saan sealt teksti vastu. Nüüd, kui tegelikult see töövoog lõpebki sellega, siis ongi kõik, ma saan selle teksti vastu, siis tegelikult jääb päris palju asju sinna üles. Ehk seesama, millest ma rääkisin. Kas kõik see minu mõte sai õigesti kirja? Kas see tekst sobib Facebooki, Instagrami või hoopiski LinkedIni? Kas sellel postitusel on inimesi kõnetav valgus? Ja kindlasti, kas need näited, mis sealt võib-olla välja on toodud, vastaksid ka tegelikkusele kogemusele? Ning et kas sinna on juurde vaja kujundust ja kas on vaja linki panna juurde või milline see üleskutse seal peaks olema. Ehk et sellisel juhul praegu AI tegi mustandi, aga see töö ei ole veel lõpuni valmis. Sama lugu on ka kliendikirjadega, ehk et AI võib pakkuda kiire vastuse, aga kui ta ei tea kogu seda varasemat suhtlust, neid kokkuleppeid ja kogu seda konteksti seal taga, siis võib juhtuda, et kui sa ei kontrolli seda vastust, siis läheb välja kiri, mis sisaldab ebatäpsuseid. Ja me teame, et AI oskab tekste kirjutada. Ta oskab anda vastused absoluutselt kõikidele küsimustele. Vähemalt minul ei ole ta jäänud vastuseid võlgu. Küsimus ongi tegelikult selles, et kas see kogu tegevuste jada toimib algusest lõpuni. Ehk et kui sisend on segane, on ka väljund segane. Kui tulemust ei kontrollita, jõuavad vead klientideni, postitustesse, erinevatesse tööfailidesse. Me oleme näinud küll sotsiaalmeedias AI toodetud pilte tekstidega, kus on vahel väga veidraid asju sees. Ja kui iga selline vastus vajab põhjalikku ümbertegemist, siis oledki loonud AI abil endale täiendava tööülesande. Ja tihti tegelikult need ülesanded ju ei paista kalendrist välja. Me ei pane sinna kirja, et ma nüüd kohendasin mingit AI teksti, vaid lihtsalt teeme seda märkamatult. Ja nüüd, kui ettevõtja olla, siis kaobki see aeg, ma ei tea kuhu, ma ju lihtsalt tegin kogu aeg tööd, parandasin seda AI teksti, vaatasin seda kujundust üle ja ongi minu väärtuslik tööaeg selles mõttes kadunud, et ma oleks võinud selle asemel mõne toote valmis teha või siis mõne teenust lihvida. Ja siin tegelikult saabki väga palju aidata virtuaalne koostööpartner, olgu selleks siis virtuaalassistent, sotsiaalmeediaspetsialist, kes iganes parasjagu teil vajalik abiline on. Ehk et mõte on siis selles, et ta vaatab selle kogu töövoo üle. Ta valmistab ette selle sisendi, ta annab AI-le selgemad juhised, ehk siis ta valmistab selle AI ette selleks, et iga kord, kui talle sisendit anda, tuleb juba õige väljund. Et võib ju olla niimoodi üks näide, et kui sina saadad oma koostööpartnerile häälsõnumi, siis tema annab selle AI-le, teeb mustandi ja kontrollib siis teksti sinu varasemate näidete järgi, ehk siis vaatab üle need kokkulepped, mis teil on paika pandud, kas need kõik on seal olemas, kas vajalikud lingid on lisatud
vajadusel kohandab siis erinevate kanalitele ning sinul jääbki siis ettevõtjana lihtsalt vaadata üle lõplik versioon ja kui koostöö on juba väga hästi kestnud, siis ilmtingimata ei pea ettevõtjana sa üldse vaatamagi seda versiooni üle, vaid juba ai assistendiga koostöös on vajalik info olemas ja võib vabalt postitada. Ehk see ongi see koht, kus sina ise ei pea enam kättpidi justkui sees olema. Sa ei pea avama seda ai-d, sa ei pea mõtlema, mis oli see eelmine juhis, sa ei pea parandama ega mitte midagi tegema. Sina annad lihtsalt selle näiteks häälsõnumina juhise ära ja juba tegeletakse edasi. Ma kogu aeg rõhutan seda, et ai jah, annab seda kiirust juurde, aga ikkagi inimene on see, kes seda konteksti kontrollib ja seda lõppviimistlust kontrollib. Ja kui nüüd mõelda selle koha pealt, et noh, et ai tuleb ja nüüd kellel neid virtuaalassistente või virtuaalpartnerid üldse vaja on, siis mina ütlen, et ikkagi on vaja. Mitte võib-olla nende tavapäraste ülesannete rollide puhul, mida me oleme harjunud virtuaalassistentide puhul nägema, siis pigem ikkagi üha olulisemaks läheb see oskus, et sa oskad vaadata ülesandest kaugemale. Hea assistent ja hea koostööpartner ei tee ai-ga ei tee ai-ga rohkem tekste, kujundusi või muud sellist, vaid ta aitabki luua selle süsteemi, kus ai kasutamine vähendab seda tööd. Ta ei tekita juurde seda, kus peab kogu aeg täiendavalt kontrollima ja parandama. Ta aitab luua ai assistendid, skillsid ehk tööjuhised, et sa saaksid ise ka lihtsamalt teha. Ja kui sina nüüd kasutad oma ettevõttes ai-d, siis pärast seda kohvipausi võta ja vaata üks korduv tegevus üle ja käi siis see teekond algusest lõpuni läbi. Vaata, et kes annab ai-le sisendi, kes kontrollib tulemust ja mis siis selle tulemusega, mis see ai poolt tuleb, mis sellega edasi tehakse. Ehk et kui 3 korda vastad, et sina oled see inimene, siis ilmselt sa oledki märkamatult loonud endale päeva lisatööd juurde. Ja nagu ma alguses ütlesin, et ai on minu meelest tulnud, et jääda, ehk siis ei pea ai-st loobuma, küll aga tasub vaadata ikkagi üle need protsessid, et need tuleks teha selgemaks, tuleb vaadata, kus saab automatiseerida või siis delegeeridki mingisugused ülesanded üldse oma koostööpartnerile. Ja veel kord rõhutan, ai-d kasutades lasub vastutus ikkagi inimesel. Ei ole mõtet öelda, et ai on nõme, lollakas, annab ma ei tea mis vastuseid, vaid ikkagi on siin minu pea ja arvuti vahel see takistus, et me ei ole suutnud siis oma ai-d niimoodi tööle panna. Nii et mõnusat ai kasutamist ja mõtteid siin, et vaadake üle oma tööprotsessid, kuidas te olete sisestanud oma andmeid, kuidas te olete mingeid projekte teinud. Ja kui te ise ei taha sellega tegeleda, siis kaasake virtuaalassistent, virtuaalne partner, kes teid aitab selles, et loob need süsteemid teile kõik ülesse. Ja loomulikult ma kutsun üles liituma assistendikooli uudiskirjalistiga, sest neile, kes on huvitatud lisatöö tegemisest läbi virtuaalassistendi teenuse, saavad kingituseks proovinädala läbimise ja alates eelmisest nädalast saavad kõik ettevõtjad, kes liituvad assistendikooli uudiskirjaga, läbida juhi fookuse väljakutset. Nii et see on ka üks väga hea koht, kus ettevõtja võiks alustada, et vaadata üle, mis tema protsessides toimuvad. Nii et mõnusat esmaspäeva ja sellised ai mõtted teile siia esmaspäeva pärastlõunasse. Tšau!